lastele mõeldud asjadest on veel üks hea küsimus on see, et kes siis tegelikult ikkagi maksab selle eest. Loomulikult on ka selliseid asju, kus lapsed saavad ise ka osta, aga üldiselt, kui me teeme näiteks midagi ja võimalik, et seal ei olegi nagu ostjat, sellest räägime ka kohe. Aga kui sa tahad müüa näiteks kas mingisugust mängu, mingisuguseid õppematerjale või mis iganes, siis üldiselt tegelikult lastele sa ei otse ei müü, Eestis ei ole tegelikult ka, või noh, üleüldiselt ei ole ka lastele suunatud reklaamid lubatud, need on pigem siis nii-öelda lastega koos vaatavale täiskasvanutele. Kuigi ütleme jah, ise olete ka kohanud erinevaid mängud reklaame ja selliseid asju. Ehk siis, kes maksab selle materjali või idee eest, et kas seal on vanemad, näiteks on selline asi, mis on mõeldud, et vanemad ostavad oma lapsele, see ei pea üldse õppimisega seotud olema, see võib olla ka midagi muud, näiteks mingisugune lahe äpp, mis on lihtsalt tükki lõbus, või siis on mingisugune kodulehekülje kasutamine raha eest või siis mingid videod või mis iganes. Samamoodi võib olla, et see on mingi õpimaterjal, siis sellisel juhul maksab näiteks kool või õpetaja või kohalik omavalitsus või kes iganes. Samamoodi võib juhtuda, et tegelikult mitte keegi ei kogu raha, vaid sul on sponsorid. Näiteks Spoofi on selline, et meie ei küsi raha mitte kellegi käest peale siis selle, et meil on oma raha pluss siis sponsorid. Samas, isegi kui sinu sihtgrupp ei maksa raha, ehk siis lapsed, võib-olla vanemad ei maksa, võib-olla kool ka ei maksa, et tegelikult raha tuleb kuskilt seest, siis sa müüd, ehk siis jutumärkides siis müüd ikkagi ju, et sa tahaksid, et sul oleks palju kasutajaid, et mis iganes asju sa siis näiteks veebilehte müüd, või tahad, et inimesed tulevad su veebilehte vaatama, veebileht on tasuta, sa ei hakka sealt rikkaks saama, aga sinu eesmärk on see, et on võimalikult palju külastajaid. Seega, siis sa mõtledki sellele, et kellele ma tegelikult müün seda veebilehte, kes tuleb ja siis kasutab seda. Ehk siis sa pead mõtlema, et mis on see, mis neid toob sinna sinu asja juurde. Samamoodi on see ei kehti muidugi ainult lastele, see võib olla täiskasvanutele ka, aga laste puhul ongi tihti selline nagu dilemma, et näiteks sa tahad müüa mingit mängu või mingisugust õppematerjali, et ühest küljest sinu sihtgrupp on lapsed, aga teiselt poolt siis sinu sihtgrupp on lapsed, aga nemad ei maksa, nii et sul on 2 sihtgruppi, et need, kes kasutavad ja need, kes maksavad. Samamoodi on meil lastele tehtud asjade puhul alati pidage meeles eetika küsimust. Ehk siis näiteks me tuleme selle sama suhtluse juurde tagasi, et sina vastutad selle eest, kui sul näiteks lood mingisuguse kodulehekülje, kus on ja see näide on elust enesest, et ma just selle nädala alguses rääkisin ühe töörühmaga, kes plaanib just teha veebilehekülge, kus siis lapsed saaksid suhelda täiskasvanutega, otsida endale praktikakohti ja midagi ja muud sellist. Ehk siis tegemist ei ole nagu lastega, et nad ei ole nagu väikesed, aga tegemist on teismelistega. Et sa saad tulla sinna kodulehele. Nagu ma ennem ütlesin, siis võib juhtuda seda, et seal hakkab läheb midagi halvasti näiteks, kas siis on probleem sellega, et on mõni täiskasvanud halbade kavatsustega või siis on lapsed ise teevad mingid lollusi, et siis on vaja seda monitoorida. Et see on mitte ainult siis turbeküsimus, aga see on ka eetika küsimus. Samamoodi on teistpidi ka see küsimus, et kui väga ja kui palju seda vestlust näiteks salvestatakse, et mida seal sinu näiteks toote raames siis luuakse, et kas on võimalik pärast üle kontrollida. Eetika küsimus on ka näiteks see, kui sa lood midagi uut ja põnevat, mis teeb inimeste elu lihtsamaks, siis kas see on eetiline, mis sa nüüd lõid. On olemas ju ka küll ja küll kodulehti, kus saab osta näiteks mingisuguseid koolitöid ja samamoodi tuleb ka juurde igasuguseid rakendusi, mis aitavad sul koolitöid paremini teha. Aga eetika küsimus on näiteks see, et kui kaugele võib sellega minna. Et see on asi, mis näiteks tehisintellektiga on praegu palju üleval, on see küsimus.
et noh, loomulikult see eetika küsimus on kõigiga, ükskõik mis toodet sa teed, aga lastele on eriti see teema, et sa pead eriti mõtlema. Samamoodi sa pead mõtlema ka seda, et kas ja kuidas sa täiskasvanuid kaasad, et üks võib olla seesama rahaline küsimus, et kes maksab, aga siin võib olla ka see, et kuidas sa täiskasvanuid kaasad arendamisel, kaasad promomisel ja mida sa nendega teed. Samamoodi veel suurem eetika küsimus on laste kasutamine, et ma ennem ka ütlesin, et me aeg-ajalt kasutame lapsi oma spoofi testimisel. See on natuke keeruline lugu, sellepärast et tegelikult sul on vaja need vanemate nõusolekut, kui sa tahad, et nad testiksid sul seda. Kui me spoofi uut maailma arendasime, siis oli see väga lihtne, sest me võtsime oma lapsed, ehk siis andsime ise nõusoleku endale. Aga tegelikult laste kasutamine testimisel ja tagasisidestamisel, olgu see siis mäng või veebilehekülg või materjalid või mis iganes muu asi, siis sa pead vaatama, et see oleks kõik eetiline, millisel poel neid lapsi kaasatakse ja kuidas seda kõike korraldada saaks. Et tegelikult siin tuleb alati meeles pidada, et kui sa teed midagi lastele, siis need piirangud on väga mitmekülgsed, et kuidas piirata seda, et mismoodi või tähendab, kellel on mis juurdepääs, mismoodi midagi toimib. Tulles tagasi selle veebilehe näite juurde, et kui sa tahad teha veebilehte, kus alaealised suhtlevad täiskasvanutega ja sa mõtled, et aga ma ei taha selle turbe ja kõige eetika küsimustega jamada, et siis mõtled, et aga äkki teeb siis teistmoodi, et näiteks väga palju lahendusi on sellised, kus siis näiteks lapsed ei ühinegi selle sama leheküljega või portaaliga, vaid et see ongi mõeldud, et hoopis vanemad tulevad koos lastega või siis veel enam, et hoopis õpetaja tuleb, et see on kuidagi kooliga seotud asi näiteks.